Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse Kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädala alguses teie tunnete ennast väga väsinuna. Te tunnete, et ei jaksa enam võidelda ja tegelikult te oletegi oma ettevõtmisega, oma projektiga, oma eluga kusagile jõudnud nagu suhteliselt lõpujoonele selles võitluses või selles projektis. Te küll olete veel kaitseseisundis ja tunnete ennast väsinuna, aga te olete tegelikult võimsam, kui te ise oskate arvata, et teil on seda sisemist jõudu, teil on seda otsusekindlust, et seda kõike nagu, mis te olete ette võtnud, lõpuni viia. Järgmine kaart on siin karikate 6. Karikate 6 räägib lapsepõlvest, räägib lapsepõlve mälestustest, lapsepõlvest tulnud inimestest, kedagi, kellega te lapsepõlves olite tuttav, ta viib teid nagu sinna lapsepõlve radadele. Te kas lähete mõnda kohta külastama, kus te lapsepõlves käisite, kohtute mõne inimesega, kes on teie lapsepõlvest pärit. Võib-olla keegi helistab teile, võib-olla mõni lapsepõlve, koolipõlve tuttav. Et kuidagi lapsepõlve radadele viib see järgmine kaart ehk siis see karikate 6 teid. Ja midagi teie elus saab sellel nädalal selgeks. Tuleb see heureka moment, tuleb see selgus, tuleb selle mõõkade ässaga, et midagi, mis oli kas teie eest varjatud, mis ei olnud lahendust saanud, mis oli alles pooleli, et see saab nüüd selguse ja saab lõpu. Et keisrinna ja keiser räägivad uutest ustest, räägivad sellest, et teie ees on avanemas uued uksed, isegi kui teie seda veel ei näe. Ja mingi eluetapp saab teie jaoks läbi, seda räägib see maailmakaart. Siin alumises reas on maailmakaart. Maailmakaart on viimane kaart suure arkaani kaartide hulgas ja maailmakaart lõpetab mingisuguse etapi ära, et teile tuleb see selgus ja tuleb see lõpp ja teie nagu, ja mida mina nendest kaartidest välja loen, on see, et te nagu kardate seda lõppu, kardate seda, et kui see nüüd lõpeb ära, mis siis edasi saab. Siin kõrval on viimane kaart sellel nädala lugemisel, on see vaesuse kaart. Minu jaoks on see müntide 5 on vaesuse kaart. Seal on see puu koos müntidega lumes. Te kardate seda vaesust sellepärast, et ei näe neid uusi uksi enda ees. Keiser räägib struktuurist, keiser räägib kindlast liikumisest, sihikindel liikumine, nagu õiges suunas on selle keisri kaardi nagu märksõnad, et minu soovitus on teile. No üks on muidugi kindel, et ärge kartke vaesust, sest uued uksed on kohe-kohe avanemas. Ja kuna uued uksed on avanemas, siis ma soovitan teile, kui te olete näiteks 2 projekti vahel, mis iganes teie elus siin praegu läbi saama hakkab, võtke puhkus. Võtke puhkus, nautige seda aega, ärge minge sellele uuele eluetapile hirmuga vastu, et selleks ei ole põhjust. Sellepärast, et keiser ja keisrinna koos teie lugemises räägivad seda, et uued uksed avanevad. Keisrinna on tingimusteta armastuse kaart ja keiser on struktuur ja kindlate reeglite järgi tegutsemine. Et nemad koos võtavad teil käest ja viivad teid lihtsalt edasi uude etappi teie elus, aga selle vahepeal, kui miski asi saab läbi ja uus ei ole veel alanud, siis võtke aega puhkamiseks. Olge lihtsalt kas või kodus või minge käige jalutamas. Vaadake, kuidas kevad tuleb, vaadake, kuidas lumi sulab. Tuulutage oma pead kõigest sellest, mis selja taha jääb ja tehke seal peas ruumi ja uuele projektile oma elus, uuele etapile. Et visake see vana väsimus ja kõik see lihtsalt raputage oma õlgadelt maha
ja valmistuge uueks etapiks. Et mis ma soovin teile? No rännake mööda neid lapsepõlve radu. Nautige neid meeldivaid mälestusi lapsepõlvest ja kuna tuleb see kindel selgus, siis ärge kartke tulevikku. Isegi siis, kui te uksi ei näe, siis uksed on olemas. Ja selleks, et uued uksed saaksid avaneda, peavad vanad ennem sulguma. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.